Teie ees on segakoor, kes esitab teile tänavusel laulupeol kõlava loo Elukoor. Tervitamiseks on sõna direktor Kaja Toomsalul. Palun. Tere austatud õpilased, kolleegid ja külalised. Esmaspäeval 24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik 107. sünnipäeva. Oleme kõik uhked, et me oleme eestlased, elame Eestimaal ja soovin meile kõigile palju õnne. Soovin toredat pidupäeva oma pereringis ja tähistame kõik koos oma vabariigi sünnipäeva. Aitäh teile! Hea meel on paluda teie ette meie tänane külaline, kapten Gert Lanemaa. Palun. Austatud õpetajad, head õpilased, lugupeetud külalised. 24. veebruar on meie kodumaa 107. sünnipäev. Mul on rõõm ja au seista teie ees nii tähtsal päeval. On suur rõõm, et meil on meie riik, meie oma rahvas, et meil on sõnavabadus ja demokraatia. Olgem rõõmsad, et saame seda tõsiasja taas ja taas tõdeda.
Tänasel tähtsal päeval tahan meenutada Eesti ajaloost kõige tähtsamat sündmust, vabadussõda, kus meie oma Eesti pojad panid aluse vabadusele Eesti riigile või vabale Eesti riigile. Nende julgus lõpetas võõraste võimu ja aitas leida meie usu. Täna võime elada oma riigis, olles iseenda saatuse sepad ja juhid, kes väärivad täielikult oma riiki. Tänu meie vanaisadele saan seista siin ja öelda, et elan Eesti Vabariigis. Nii nagu sõja algustes ikka, ei näinud ka meie Eesti rahvas esmapilgul võitu, vaid hirmu eesseisva vabadussõja ees. Kuid võideldes külg külge kõrval, ühise rahvana saavutasime kõik, mis me kunagi oleksime soovinud, vabaduse ja iseseisvuse oma riigi. Selles sõjas nägime, kuidas noortest, kooliealistest noortest kasvasid suured ja julged sõdurid, kes ei lasknud ennast surmal hirmutada, vaid aitasid endast kõik, et meie saaksime elada paremas tänapäevas, paremini kui nemad, ilma kannatusteta. Need õppursõdurid uskusid meisse, isegi kui surid nende kõrval võitlevad kaaslased. Ei andnud alla, vaid see andis neile jõudu. See au on igavene ja kuulub meile kõigile, kogu rahvale. Nii neile, kes võitlesid vapralt ja langesid selle riigi pärast vabadussõjas, kui ka meile, kes me saame siin tunda uhkust enda riigi ja esiisade tegude üle. Selle alguse ma lõpetaksin Johan Laidoneri tsitaadiga. Kui me peame kalliks Eesti rahvusaateid, kodumaad ja vabadust, siis võime vaadata julgesti tulevikku. Eesti Vabariigi hoidmine ja säilitamine on teie teha. Eelmised põlvkonnad on teinud endast oleneva, nüüd on teie kord. Lugupeetud abiturendid, tulevased riigikaitsjad, pole mõtet raisata oma aega ja energiat tühiste asjade peale. Parem õppige hästi ja osake näha suuremat pilti, seda, mis toimub maailmas. Palun hoolige üksteisest, nagu vabadussõja aegsed meie Eesti julged ja pealehakkajad noored hoolisid üksteisest. Ma soovin Eestile kõike head, head aastapäeva, head nendele, kes võitlesid Eesti eest, head kõikidele Eesti presidentidele, kõikidele eestlastele ja soovin, et meie Eestimaa elaks 100 korda 100 aastat veel. Elagu Eesti! Tahaks veel korraks sõna. Tallinn korraldas sellise huvitava konkursi, kus üheks kategooriaks oli Tallinna parim noor vabatahtlik. Ja meie kooli õpilane Joonas Kert-Männik tunnistati selles kategoorias parimaks ja nomineeriti kui Tallinna parim noor vabatahtlik. Palun, Joonas, tule siia. Aitäh! Nüüd aga tuleb lavale lastekoor, kelle esituses kuuleme ka tänavusel laulupeal kõlavat laulu Oma mõtete mets. Suvede kaunid
kaunid etteid puud. Tunned, et maailma toob ühiseid rõõme laulusuu. Ise oma salailmas muudan talve kevadeks. Seal mõte päikesele kuuldab, sõidab jäetud radu. Salailma hinge valu liiga palju kanda mahu. Nii ise võtab kaisu meidne mets. Seal oma mõtetes on hea. Kui ka meeles sõber pea, et ja selles aias omaed saab kasta oma õunapuid, et igast õiest viljuks ubi omaenda õnne ubi. Sul tuleb tantsõbrake käed, tule ja üheskoos laulame. Laulude mõtete väest ruuga koos nüüd laulame. Laul kevade vihmana kuldab suvede kaunid etteid puud. Tunned, et maailma toob ühiseid rõõme laulusuu. Mul on oma lugu laulda, aga lauldes üksinda võib jääda väikseks peatäpul, laulmata jääb laulasõdu. Nii ma seilan teise randa, kaasas sõber muusika. Ja kui ei mõista ühine on laulumeel, seal oma mõtetes on hea. Kui ka meeles sõber pea, et ikka sul on oma aed ja selles aias omaed saad kasta oma õunapuid, et igast õiest viljuks ubi omaenda õun ja ubi, omaenda õun ja ubi. Suur aitäh lastekoorile ja me soovime teile palju edu tänasel ettelaulmisel. Nüüd aga liigume edasi ja palume lavale Otto Oliver Andrese, kes esitab teile akordionil pala Raskalaine visiiti.
aitäh! Aga nüüd palume lavale rahvatantsu noormehed, kes tantsivad teile Eerik Villemets-Kreekeri praktilise töö raames loodud tantsu. Palun! Seal väiksel Kabati merel üks väikene kiinusaar. Minu igatsusta järel küll ükskord sinna saan. Las naine kõllab kord, minu purjes see. Aevendab täies kaardis, võid vahutab ta ees. Sina väikene kõitu näiu, ei ütle mina sul muul. Sina ikka minu näiu, sind kuuvalt armastan. Las naine kõllab kord, minu purjes see. Aevendab täies kaardis, võid vahutab ta ees. Las naine kõllab kord, muidu purjes see. Aevendab täies kaardis, võid vahutab ta ees. Kuid täna mul puudub raha, olen rahul sellega. Joon vanad püksid ja maha, küll homme uued saan. Las naine kõllab kord, muidu purjes see. Aevendab täies kaardis, võid vahutab ta ees. Las naine kõllab kord, muidu purjes see. Aevendab täies kaardis, võid vahutab ta ees. Suur aitäh! Sel nädalal tähistasime ajaloonädalat. Palume siia ette ajalooõpetaja Hilja Maripuu üle andma ajaloo mälumängu auhindu. Tere, kallid aktuselised ja tänasel aktusel me saame siis ajaloonädalale joone alla tõmmata. Ja kogu selle ajaloo nädala üritusega alustasime juba enne Tartu rahulepingu aastapäeva ehk eelnevalt me panime üles siis näituse Tartu rahulepingu tekstis. Ja nüüd ma võin teilt küsida, kui palju teie hulgast on neid, kes on läbi lugenud Tartu rahulepingu teksti? Ja ma tean neid nimesid ja kes te olete. Ja kõigepealt ma tahangi üle anda Tartu rahulepingu teksti viktoriini auhinnad. Ja alustame esimesest kohast. Esimese koha kõigi tublima tulemusega saavutas Maia-Liisa Mitt ja Laura Teearu. 11 RL, palun. Mitte väga rikka puuga jäänud maha teise koha omanikud Miia Lisette Sarapik ja Iiris Vaarmets. Palun. Ja kolmanda koha diplomit peame välja andma 2, sellepärast et tublisid oli rohkem. Ja 3.-4. koht Elisabetta Nikiforjak ja Markus Kull. Üks 3. koht on meil jagada Karl Jesper Latik ja Robert Kaljuvee 11 RL. Nüüd edasi oli meil
ajaloo mälumäng ja nii nagu see ajaloo viktoriin oli pühendatud siis Tartu rahulepingu 105. aastapäevale, siis samas vaimus ka jätkasime ja tublid olid need, kes olid korralikult Tartu rahulepingu teksti läbi lugenud. See tuli ka ajaloo mälumängul kahjuks või õnneks kasuks, kahjuks teistele, kes ei lugenud. Ja nii pälvis esimese koha ajaloo mälumängus Tartu rahu 105 võistkond 11. RL klassist koosseisus Maia-Liisa Mitt, Laura Teearu, Karl Jesper Latik ja Werner Kapper. Ja juba tunnete. Edasi teine koht. Teine koht on 12 RL koosseisus Säde Helis Pärn, Iiris Vaarmets, Rebecca Koljal ja Artur Aadma. Palun. Kolmas koht, väga napilt, 1 punkt vahet, on 12 KM koosseisus Lisette Kapstas, Kaspar Orav, Kristoffer Tooding ja Tobias Siirak. Palun. Ja selleks, et meil see traditsioon ja järjepidevus ei katkeks ja meil uusi tublisid ajalootundjad järjest juurde tuleb ja ka aktiivselt osalevad, siis sel aastal andsime välja ka sellise auhinna nagu parim uustulija. Ehk esimest korda ajaloo mälumängul siis osalevad ka 9. klassid, nemad on oma Kahooti juba selja taha jätnud ja parim uustulija sel aastal oli 9A klass koosseisus Laura-Liisa Lõhmus, Laura Simanovskaite, Rebecca Sepp ja Kristjan Aare. Palun. Suur tänu ja ilusat aastapäeva ja loodame, et me aastad ja aastad võime seda sama tunnet kogeda ja üksteisele vabariigi aastapäeval õnne soovida. Aitäh! Nüüd aga on käes aeg puhkpillide jaoks ja teie ette tulevad Kirke-Triin Pärn, Säde Helis Pärn ja Margit Pärn ja nad esitavad teile loo Mu isamaa armas. Palun.
suur aitäh! Järgmisena on teie ees Karoliina Männik ja Raiko Ambus looga Sinu hääl. Ma teeks korra niimoodi kiirelt sissejuhatavat, kuni me sätime. See laul on tegelikult Tõnis Mägi kirjutatud. Tegelikult teda esitanud on üks teine laulja, aga ma arvan, et tuleb tuttav. Ja ma räägiks natuke meie duetist. See sünd oli selline väga huvitav. Veetsime ühte õhtupoolikut Haabersti noortekeskuse bändiruumis ja hakkasime tegema lihtsalt sükest improvisatsiooni. Ja tuli välja, et klaver ja trummid sobivad omavahel väga hästi kokku, nii et otsustasime panna kavasse. Ja väga huvitav fakt veel on see, et see trummikomplekt on täna meil esimest korda laval. Niimoodi publiku ees, nii et siis saame sisse õnnistada. Hakkamegi vaikselt lõpule lähenema, aga enne veel tuleb uuesti teie ette Otto Oliver Andres, kes esitab teile loo Thank you for the music.
suur aitäh Otto Oliverile. Ja olemegi jõudnud viimase etteaste juurde ja palume lavale gümnaasiumi rahvatantsurühma Undi kutsikad ja näete nende esitusest tantsu Väljade laul. Seal, kus lõpetab linn oma ruttu. Seal teede ja müüride ümber. Vaiksena seisab mu maa, vaiksena ootavad välja. Kevade auravaks ringutab end. Kiviaedade pillaka oksade hääl. See on väljade laul, suvepäevade ootus. Seal, kus lõpetab linn oma rutu. Hakkab saatma sind kõnnima vahude pikk. Üle vaiksena ootava maa. Suur tänu Undi kutsikatele ja ka teile. Soovime teile ilusat vabariigi aastapäeva ja imelist koolivaheaega. Sellega on aktus lõppenud. Suur aitäh teile!